Tartu klubi Englas maadlustreener Kristjan Press, mitme poisiga sina täna Tallinna Openi võistlusel väljas oled? Lõpuks jõudsime kohale 13-ga, täna hommikuse seisuga oleks pidanud meid olema veel 14, aga üks poiss langes ikkagi hommikul veel ära. Mis klassides siis kõige rohkem poisse võistleb ja kuidas sa võib-olla kirjeldaksid nende ootusärevust, et mis tunnetega siis siia tuldi? Minu poisid ootavad aasta otsa juba seda turniiri. Et eelmine aasta esimest korda Saku Suurhallis olid, siis paaril poisil ikka hakkas keerama ja nii edasi, aga see kogemus ja ürituse võimsus on nii äge, et nad ikka ootavad. Aga meil on kuni 2003 ja nooremad, et meil nagu vanemaid poisse väga ei ole. Et me oleme rohkem tolle otsamehed seal. Mida on treenerina sellelt ürituselt võib-olla kõige rohkem õppida? Õppida? Selles suhtes, et ega siin väga palju, ma ei oska öelda, mida õppida, aga ma tean, et õhtuks on mul hääl ära ja päris väsinud on olla ka. No, ma mõtlen just selles mõttes, et kindlasti on näha erinevate treenerite mingit sellist teistsugust käekirja ja inimestel on ka erinev võib-olla metoodika ja need maadlusvõtate just selline pagas, et võib-olla mingeid selliseid erinevaid lähenemisi maadlusele, mida panna kõrva taha ja mida ka ise proovida oma siis treenitavate peal. Seda ma jälgin vabamaadluse poole pealt, seepärast, et Kreeka-Rooma poole pealt see stiil, mida ma õpetan, see on mul isa käest õpitud, isal on 30 aastat olnud kogemust, et meie treenime ja õpetame lihtsalt nii erinevat stiili, et mul ei ole väga kellegi käest midagi nagu võtta niimoodi nagu üleüldises pildis. Aga vabamaadluses ma jälgin huviga, sellega ma olen ikkagi vähem kokku puutunud Ameerikas kuigivõrd. Aga üleüldises plaanis ma nagu ei ole sellega nii palju, et seal ma küll jälgin treenerite ütlemisi, eriti just Eesti paari, tegelikult ühe treeneri ütlemisi, kes nüüd hakkas alles treeneriks, et tema ütlemised ja tähelepanekud mulle nagu meeldivad. Elar Jani. Kuivõrd hea koht selline suurvõistlus on ka uute võib-olla klubiliste suhete loomiseks, arendamiseks, et minna võib-olla poistega kuskile laagrisse, kutsuda endale külalisi, et mis arvad? Ma arvan, et see oleks väga hea koht, aga meil on kuidagi nagu sisse kujunenud, et meil on Soomes üks sõprusklubi, Tallinnas me teeme Korrus 3-ga nagu niisugust koostööd. Kui me poisid suuremaks saavad, siis ma eeldan, et ma saan Valeriga Rootsi asju mingisugused ajada ja Valgemenes on meil mingi oma kontakt ja et meil on nagu selles suhtes, et me läheme nagu sellest ümber. Et mul ei ole nagu väga hirmsat vajadust olnud, aga ma arvan, et see on super koht kontaktide loomiseks muidu. Suur tänu ja palju edu!